Tühistatakse. Mina. Appi. Aga mul on sõnavabadus. Viita. Daamid ja härrad, teie ees on Märt Kuik ja Andreas Jääger ja see on siin Täiesti putsis vana nagu. Viita. Sa räägid liiga palju. Meil on nagu, me räägime poliitikast ja me räägime huudest, meil on nagu see. Jou, kallis Võhkarite kuulaja, vaataja. Me oleme teie kõrvades. Mina olen Andreas Jääger. Tema seal on Märt Kuik. Jah. Jou. Yo, top of the morning to you ladies! Ma muidugi tea, kas see noored ütlevad jou. Või üldse, kas ütlevad jou? Ei tea, mis noored räägivad. Mina mäletan seda, mismoodi minu naabripoiss oli. Jou oli tema sõnavaras sees niimoodi, et ta ei osanud, no ma ütlen, et ta ei osanud. Ta ei osanud öelda tere. Siis ta lihtsalt ütles kõigile kogu aeg Yo, kogu aeg. Väga huvitav. Jaa, selles mõttes, et võta, tahtsin öelda, et kõik, mis mingid skibidi toiletid ja asjad vaata, on ja. Siis ma nägin siin mingi hetk oli mingi artikkel sellest Sigma Boy laulust. Kas sa nägid seda Eesti Ekspressi artiklit? Et põhimõtteliselt kõik on Vene propaganda. Sa oled kuulnud Sigma Boy laulu? Sigma Boy. Kastaja Tevtšonka, Hotšet, Santantsevad, Stavoi. Väga catchy tiim on ja. Ja siis Eesti Ekspress sellise artikli teinud, et kuidas see kõik on Vene kuradi mõjutus ja kõik on propaganda. Ja siis ma olin selle hetkel, et nagu enough is enough, et isegi kui see on, siis mul on juba nagu siiamaani, et ta kuidagi igasugune, kui keegi ütleb Vene propaganda või Ameerika propaganda ja kõik see, mis nagu, ma ei viitsi enam. Nagu lihtsalt ei viitsi, isegi kui ta on, vaata. Ei no, selles mõttes, tead, see on niisugune jänesurumuudi asi on ju natukene, aga mina kui videomängur, siis videomängude puhul on näiteks selline asi, et öeldakse hästi palju, et keep politics out of video games. Et ärge pange oma poliitilisi sõnumeid videomängudesse, et see ei sobi. Mingi kontingent ütleb seda kogu aeg. Ja kui sa küsid nende inimeste käest, et mis on need videomängud, mida nemad mängivad, siis need on need videomängud, millel on väga tugev poliitiline sõnum. Et nagu kunst, ükskõik missugune, on alati artisti nägu ja artist on inimene oma poliitiliste eelistuste ja asjadega, mida ta tahab öelda. Iga tükk, mis tahes meelelahutust on põhimõtteliselt ikkagi kätkeb endas mingisugust poliitilist sõnumit. Et nagu selles mõttes, kas ta on propaganda, ütleme, et on, no ju ta siis on, aga noh, see on, jah, see tuleb teisest kultuuriruumist, ilmselt pooldab seda, see kõik on loogiline, jah, et mingil hetkel ma saan sellest täiesti aru, kus kohe see inimene ütleb, mulle lihtsalt meeldib see pilt. Jah, mulle meeldib see laul on näiteks. See pilt on lihtsalt ilus ja ma tean, et seal peal on ühel mehel on vasar ja teisel on sirp ja ma saan aru, aga see pilt on nii ilus. Et nagu see on tegelikult okei. Okei, mul tunneb, et sa läksid ikka väga äärmusliku näite peale, aga et jah, selles mõttes... Jaa, aga ma toongi nagu äärmuslikuma näite lihtsalt, et oleks nagu selge, et mõni pilt on lihtsalt ilus. Mõni pilt on väga-väga ilus. Aga noh, näiteks see, et umbes, et Venemaal on ikka see traditsioonilise perekonna värk, et ikka mees peab olema mingi selline ja siis ma olen nüüd, lõpetage ära, et tegelikult selles mõttes, et traditsiooniline ju peremudel ja kõik see on toiminud nagu kogu aeg, et ärge nüüd nagu omistage nüüd Venemaale nüüd seda, et mees ja naine peavad lapsi saama, et nagu, kus me nagu lõpetame nagu sellega või kuidagi nagu väsitav on tead see asi, otsida igast asjast mingisugust kuradi tagamõtet, noh. Tahaks olla lihtsalt siuke loll nagu midagi lihtsalt. Kõik on nagu Sigma Boy ja kogu lugu, noh, pohhui. Elu oleks küll lihtsam nii, jah? Täiega lihtsam oleks. Aga palun teie sissejuhatus. Tere tulemast, kallis kuulaja. Seda. Ja siin on meie kõige armastatum saatesa Andrese pulletid. Jaa, Kroonika.
video, see oli lihtsalt jube vaatepilt. Brigitte Susanne Hundi ülemeelik olek segas teisi bowlingumängijaid, kaasatud oli ka kurikuulus ekspeika. Küsite, millest räägin? No Kroonika ikka räägib tähtsaid teemasid ja nimelt Liirises oli siis hunt aega veetnud koos oma siis sõpradega. Ja seal oli ka pundis Severinas Jakubauskas, kellega hunti aega-ajal koos nähakse. Kahjuks oli kõnealune seltskond väidetavalt väga häälekas ja ülemeelik, nii et teised kohal olnud inimesed tundsid end häirituna. See oli lihtsalt nii jube vaatepilt, kirjeldas nähtud koha peal viibinu. Ainult üks aelemise otsa ning räuskamine ja kiljumine kogu aeg. Kroonikani jõudnud videos on hunti küll vaid hetkeks näha, kuid tema selgelt ära tuntavaid kiljatusi on hästi kuulda. On selge, et bowlingusaal on meelelahutuslik koht, kus ei pea hiir vaikselt aega veetma, kuid siiski peaks arvestama ka teiste külaliste heaoluga. Ma tahaks näha seda inimest, kes kuradis salaja niimoodi salaja see PSH-d filmis niimoodi, et ta nagu korraks millisekundiks korraks oli nagu PSH nähtav, eks ole, ja oli kuulda, et nagu minge putsi tegelikult ka nagu. See ei ole nagu reaalne nagu ja aga see pole veel tegelikult kõige hullem uudis, aga läheme edasi selles mõttes, et PSA tuli ka uue podcastiga välja. Kas oled ka vaadanud, Märt, juba? Ma ei ole vaadanud, aga ma nägin seda, siis ma mõtlesin, huvitav, mitu podcasti on see inimene alustanud viimase 5 aasta jooksul? Jah, esimene küsimus, mille võiks teha või panused, mitte küsimus, et võiks panused panna, kaua see podcast kestab? 10 osa. Arvad? Proovime 10 osa. Ma ei läheks isegi nii palju, kui ta suudab kuidagi tülli minna õhtuleega ja siis on nagu see ka. Aga PSA ütles, et olen Eesti rahva ees endale tuhka pähe raputanud, et jah, ma olin üks kord purjus, loll, 10 aasta jooksul olen teinud kõik projektid ja koostööd hästi. Siis tegin suurest südamevalust ja sügisel peo käigus juhtus midagi veel. Ühe vea ja olen cancelled for life. Teed on kinni, saab minni närvi, ma tegin 2 asja 10 aasta jooksul valesti. Oota, kus ta seda ütles? Seda oma podcastis. Oma podcastis. Ja. Cancelled for life ütleb inimene, kes on saanud Õhtulehed kutse põhimõtteliselt, et tule tee meie platvormile endale. Inimene, kes on ainult 2 asja teinud, 1 asja valesti ja siis muutus 8 asjaks valesti. Oh shit. Et jaa, aga mis mulle nagu selle PSA podcasti juures kohutavalt meeldis, mina muidugi vaatasin ära ajakirjanduslikel põhjustel, nagu üldse ei huvita ainult ajakirjanduslikud põhjused. Ja. Täiesti õudne. Ja mis on õudne on see, kui enesekeskne üks inimene saab olla ja ta kutsus oma ema siis nagu saatesse, küsis küsimuse, ema jõudis 2 lauset öelda, siis ja rääkis ja edasi ja rääkis, siis korra põrgatas korra emale, ema korraks vastas midagi, siis kohe rääkis jälle endast edasi, küsis, et saaks ise vastata. Ma olen seda ise teinud, aga mitte terve podcasti. Päris õudne. Ma ise mõtlen nagu seda, see on nagu Sarve podcasti kohta, mis ta Sarvega koos tegi, et seal oli ka, et üks tagasiside oli nagu see neile, et Brigitte räägib liiga palju iseendast kogu aeg. Ja nagu, aga no joke, mina mõtlen seda, et aga miks Brigitte ei võiks teha, miks ta ei võiks toota sellist sisu? Jällegi, ma mõtlen seda jumala tõsiselt. Aga tee see podcast, mis on see solo podcast, kus kohas sa oled ainult ise räägid. Päriselt ka. Et nagu you can do it. Sa suudad selle nagu väga hästi välja töötada. Mine jällegi, Märt soovitab jälle. Küsi AI käest, AI teeb sulle saatele ülesehituse. Väga hästi saad hakkama. Nagu tee seda, siis sa saad teha seda, mida sa tegelikult tahad teha. Millegi pärast tal on vaja kogu aeg seda inimest, kelle pead põrgatada. See on nii mõttetu tegelikult. Jah, sest tegelikult ta ei oskab seda teha, kui ta stories rääkida tunde tegelikult. Me oleme kõik näinud seda aastate jooksul, et ilmselgelt saaks sellega hakkama. Aga siis on nagu üks oli täiesti nagu koht, mis ajas mind nagu marru lausa oli see, et siis PSH nagu tegi enda kohta küsimused, et testime siis nagu ema mingi kuradi meediateaduslikkust ja see oli küsimus, et mis juhtus aastavahetusel, kas PSH ja vandeadvokaat Severinas Jaubauskase vahel on midagi? Küsis Brigitte oma ema käest. Ema ütles, eks see selgub mingi aja jooksul. Tahad minuga veel milleski rääkida ja siis Brigitte oli, ema, ära ütle nii paisa välja. Nüüd sa türa, sa ise küsisid. Sa asi see oli nagu. Ma olen täiesti endast väljas nagu, et mida sa küsid siis noh? Ise, jah, põhimõtteliselt on, sa paned hüppe laua ette ja siis oled pahane, et inimene hüppab. Et nagu, see on natuke imelik. Märt, kuule, ütle siis, mis sa arvad, mitu last mul on? 2. Kõik välja ära! Nagu shut the fuck up nagu.
täiesti õudne. Läksid nii keema, aga tead, järelikult oli hea podcast. Väga hea podcast oli, igal juhul ma vaatan teinekord ka veel. Brigitte, ma armastan sind igavesti. Jätkame. Õhtuleht, Gerdo Mölder ja laulja Diana Klaas andsid möödunud aasta lõpus sotsiaalmeedias teada, et nende pulmapäev on paigas ja selleks on 10. mai. Hiljuti kohtus paar aga Nõiaga. Nõid jõudis Gerdo ja Diana ise. Keegi mainis talle, et meie pulmapäevaga pole kõik korras ja tundis vajadust meid hoiatada. Kui lõpuks kohtusime, oli tema sõnum nii jahmatav, et isegi meie, kes tavaliselt ei lasenud kergesti mõjutada, pidime tõiselt kaaluma, kas ta rääkis tõtt, pajatab Mölder. Selgelt need sõnad jätsid siiski sügava mulje. Me ei osanud sellist pöördepunkti ette näha. Ta väitis, et meie algne pulma kuupäev oleks kaasa toonud midagi sellist, mida hiljem poleks saanud tagasi pöörata. Kas see oli juhus, hoiatus või lihtsalt kellegi teise energia, mis meie ümber liikus? Üks oli kindel. Ta teadis asju, mida keegi teine poleks saanud teada. Armastan seda, kui alati seda öeldakse. Ta rääkis täpselt minust. Ta rääkis minust. Midagi on tollimus. Igatahes ta nimetas ühe asja, mida me sel päeval mingil juhul teha ei tohiks muidu. Ütleme nii, et see võib kogu loo pea peale pöörata. Ja nad on siiamaani kogemusest veidi häiritud. Väga selles mõttes salapärane lugu, mida see Nõid küll ütles. Aga salapärane ei ole see, et 10. mais sai 24. mai. See tuli välja Kuuuurijas, mida ma käisin ekstra vaatamas. Kohe tead, eile vaatasin osa üle, sest et nagu me teame, Katrin Lust, meie palavalt armastatud saatejuht, teeb ainult tähtsaid saateid, elu muutvaid ja uurivat ajakirjandust ja Diana Klaas ja Gerdo Mölder olid siis seal kaamerate ette veetud, tiritud, pandud diivani peale istuma või kust nad iganes nad istusid. See oli šedööver. Ma soovitaks seda kõigil vaadata. Mõned üksikud väljavõtted näiteks, et Katrin Lust nagu uuris, et nad Gerdo on olnud mõlemaga, nii see mõlema sooga olnud, on nii meeste kui naistega. Ja siis küsis, et kas mehed vinguvad vähem kui naised. Siis Gerdo ja selle kohta midagi oli, et Diana väga ei vingu. Aga hea küsimus. Järgmine oluline küsimus on, kummaga on siis parem, kas mehe või naisega. Aga siis... Tule, see ei ole, nagu oota, sorry, päriselt ka sellised küsimused. Jaa. Issand jumal, kui cringe. Issand jumal, kui cringe. See pole veel kõik. Siis ta ütles ühel hetkel, see oli parim osa nagu saatest. Ta ütles, et te võiksite teha ühe kirjaliku musi, ütles Katrin Lust. Ja siis Gerdo Mölder ja Diana Klaas tegid, selles mõttes, et nagu kaks inimest nagu teevad, musi suudluse vahepealse, vaata. Ja see oli nagu inetu, aga mitte sellepärast, et nemad nagu halvasti suudleks, vaid lihtsalt see ei olnud nagu selline mingisugune seksikas pornosuudlus või mingi filmisuudlus, vaid see oli lihtsalt selline inetu suudlus. Ja siis Katrin Lust ütleb, see oli päris, ta plaksutas käsi, see oli päris musi, veensite mu ära, te ikka olete paar. Wow. Issand jumal, kui cringe. Kas mitte Lust ei kõndinud välja, kui Marii Karel sai kuna auhinna parima mingi saate eest? Jaa. Igatahes Katrin Lust ilmselgelt on nüüd see auhind soolas, sest et see on teleajalugu, soovitan kõigil üle vaadata, see on imeline. See on imeline. Ja siis teate küll muusikalised vahekohad ja siis nüüd Diana Klaas ja Gerdo Mölder kuidagi veidralt seal omavahel mingisugune puudutamas ja naeramas ja see on nii õudne. See oli nii õudne. Nii, kurat, kas ta on Wikis on kirjas ka või? Õppis Tartu Tamme gümnaasiumis ja oli Tartu Tamme gümnaasiumi ajalehe peatoimetaja. Et nagu, ma tahaks nagu teada seda, et tahan nagu nõme olla, kas tal on ajakirjaniku haridus ka või? Ma nagu tahaks arvata, et nagu on, aga ma ei tea. Sest et see tundub mulle lihtsalt nagu, mis asi see on, mida sa teed? Nagu what the fuck? Nii on. Meelelahutus ilmselt. Meelelahutus, jah. Kas täna peaks olema see Taavi Libe TikTokerite saade, siis meie jaoks siis esmaspäev õhtul. See on üks saade, mida ma päriselt nagu ootan ja vaatan ka kindlasti järgi. Okay. Aga väike TikToki uudis ka, Liina Raud tegi TikTokis väikese siukse video on ju, kus ta rääkis Ameerikas toimuvast on ju, läbi enda silmade. Ja seal oli sellised huvitavad mõtted näiteks nagu, et ta läks siis Cancuni, läks siis nagu reisile ja seal oli piirikontroll. Eelnevas elus, enne kui Donald Trump sai presidendiks ja hakkas ähvardama kõiki, läks kuskil piirikontrollil kuskil 15 minutit, et kontrollist läbi saada. Hetkel aga läheb umbes 2,5 tundi.
What? Just, ja kõikidel läks, rahvast oli nii palju, et see oli täielik kaos seal. Siis seal järjekorras, kus kaos oli 2,5 tundi inimesed, siis inimesed ütlesid, et how did I vote for Trump? Et kõik nagu süüdistavad Trumpi kogu selles situatsioonis, et nüüd keeratakse ameeriklastele teie pasaga. Siis nad sõitsid kuskil mingisuguse, mis iganes laeva või paadi või mis iganes asjaga, siis seal oli moosekant, hästi palju rahvast oli, erinevaid nagu maainimesi oli seal turiste. See oli üks moosekant, kes küsis, et kas keegi on USA-st? Siis Linnarauva poeg tõstis korra käe üles ja pani käe kiiresti alla tagasi, sest mitte keegi teine kätt enam ei tõstnud. Seepärast, et kõigil on häbi, et ta on USA-st. Ja siis kas nobody from USA? Ja siis, et kas keegi on Kanadas, siis käed tõusid ja rahvas plaksutada, kõik on õnnelikud. Inimesed on häbi. Minul ei ole piinlik seda tunnistada. Mina arvasin kogu aeg, et Cancun on no joke. Ma arvasin, et see on lõuna Ameerika Ühendriikide kuskil lõuna osas. Et see on, ma arvasin, et see on USA osa. Päriselt ka. Cancun. Juba nime pärast. Aga ei, juhul kui keegi ei tea, et siis ongi Mehhikos. Ma mõtlesin, miks piirikontrollis riigi sees nagu aega läheb, aga jah, kui see on Mehhiko ja USA vahel, siis jah, tähendab miks, sest et ja, seal on nüüd hästi karm. On see asi, et nagu see pidi olema kõik chill eelnevalt. Ja siis ta rääkis Teslade kohta, ütles, et Teslade koha pealt on niimoodi, et lasen tal seda ise öelda lausa, sest et ütleb paremini. On tihti lugu niisugused kleepsud taga pamperi peal, mis ütlevad, et I apologize for this purchase. I did it before the founder went nuts. Ühesõnaga, et inimesed vabandavad, et nad sõidavad Teslaga, neil on kohutavalt piinlik. Ja ma olen neid ma tean, neid ma olen näinud, jah. I bought this before Elon went nuts ja mingid siuksed, jah. No igatahes see väikene klipikene, mis Liira Raud tegi nagu, muidugi jah, jälle tema poolse nägemuse, aga see on niimoodi, et nagu jälle ei tea siin elades tegelikult, et ongi, et kuivõrd palju raskemaks on läinud mingid asjad, eks ole, ja juba vist kütuse hind on tõusnud ja kõik mingid muud asjad, et... Ja, loomulikult, ja see Trumpi toetusprotsent on ka kukkunud kõvasti, ma sain aru, et tegelikult ongi niimoodi, et sellele administratsioonile ei lähe hästi, aga neil on savi, sest et nad on juba in office, et selles mõttes on nagu suva, aga jah, see on tega rahvale see asi ikkagi tervikuna peale ei lähe. Jep, aga viimane bullet täiesti debiilne. Lennureisil kaasreisijad väidetavalt häirinud Jaak Valge, oletan, et see vihje andja oli ise alkoholi tarbinud. Täna tuli siis meeletu uudis Elu24-le, et sinna tuli toimetusele vihje reisijalt siis. Viibisin 15. märtsil Helsingi-Tallinna õhtusel kell 21.00 väljunud lennul, kus kaasreisijateks olid ka Riigikogu saadikud Karmen Joller, Jaak Valge, Juku-Kalle Raid, Ando Kiviberg ja vist oli keegi veel. Riigikogu visiidi sellist Hanah Lahe, kes keegi veel oli, keda ära ei tundnud see nagu. Aga ta tundis ära Ando Kivibergi näiteks, aga olgu. Riigikogu visiidi kalendrist on näha, et nad tulid Indiast, Dalai Lama kohtumiselt ja Tiibeti eksiilvõimu esindajatega kohtumiselt. Ütleb vihje saatja, aga selle oli teada saanud. Olgu. Lennuki pardale mineku ajal oli märgata, et Jaak Valge oli valju häälega, tundus nagu ta oleks alkoholi tarbinud. Minu küsimus kohe, vaheküsimus. Kas iga kord, kui keegi on kuskil nüüd valju häälega ja ta on kuskil olnud televiisoris või kuskil, kus iganes, kohe tehakse sellest vihje, uudis, bowlingut ei saa mängimas käia, sa ei saa lennuki peal naps võtta, mitte midagi ei saa, mingisugune debiilik teeb vihje. Aga palun edasi. Joller oli väga viisakas, aga Valge ei mõistnud laskumise ega õhkutõusu ajal stjuardessi palvet, et panna käsi pagas istme alla. Mõlemal korral lõpuks stjuardess ärritus, sest lennuk oli kohe maandumas ning pani siis lõpuks ise selle käsi pagasi Valge eest istme alla. Turvalisuse vaates olgu siin mainitud, et lennukis oli korralik turbulents korraliku tuule tõttu. Nii, siis küsiti Jaak Valge käest, et kas sa olid enne lendu alkoholi võtnud? Seda ma pole väitnud. Ma pole ka väitnud, et alkoholi jõin. Ma arvan, et lugejate massidele ei pruugi see huvitav olla. Missugust veini üks kodanik laupäeva õhtu söögi kõrvale joob ning kas üldse. Täiesti õige. Jaak, ma olen sinuga samas paadis. See ei ole kellega asi ja see inimene on jobi. Aga see, et niimoodi vastas, see tähendab, et ta oli joonud. Ja, ei, ta ütleski, et
ma ei ole joonud, aga sinu asi on, kas ma joon või ei joo, kas ta ei tohi juua või? Tagasi tulles lennukis mingit väikest veini või? Ma räägin, et kelle asi see on nagu. Las ta joob, kui ta tahab. Kui ta nagu selles mõttes, kui ta teisi ei sega, siis on ju suva. Nagu see piir ju tegelikult lähebki. Et minu pärast nagu ole kas või narksi teinud, aga peas, et see teisi ei heeri. Ma arvan, kui sa narksi oled teinud, siis sa oledki pigem nagu chill vana, vaata. Oleneb narksist. Oleneb narksist ilmselt. Ja kui sa mingi rämeda upperi võtad, siis sa oled ikka ma lendan. Me ei ole veel kord lennukiski rahun maha. Aga sa sööd mingit mõnusat seenekest teed mõnusat joinnikest, siis ei ole hullu, vaata. Ja. Mina mõtlesin seda, et Jaak Valge häiris kaasreisijad stardipüstoliga näiteks. See oleks pulli olnud. Võt, see oleks pulli olnud. Kukkus näiteks kõmmutama näiteks lennukis. Holy shit, see oleks uudis. See oleks praegu asi, millest rääkida. Või siis, et kuna need uudised on sarnased, siis ma mõtlesin, et äkki ta oli Brigitte Sonne-Hundiga koos seal kuradi All Iris, panid pidu kõmm normaalne resk. Vaat, sellised lood siis on meil siin Eesti Vabariigis. Vau. Ühesõnaga siin nüüd selle kõige baasil siin 20 minutit hiljem võime öelda seda, et loo moraal on see, et Eestis ei tasu juua ja avalikus kohas viibida. Või tegelikult ei tasu üldse viibida avalikus kohas. Keegi filmib kogu aeg. Jah, eriti kui see Brigitte Sonne-Hunt. Ja Jaak Valge. Aga räägime siis... Jaak Valge peale pannakse kitse ka ikkagi. Jah, tõesti, et see teine kord oli ka enne, kui ta oli ka vaata, et käis seal Sarid Pühsust, oli ka seal restoranis või kus ta oli, mingi Hellas Hundis või ma ei tea, mis kuradi koht see oli. Pargis kõmmutas ja ikka. Vaata, see on see citizen journalism, vaata, kõigil on kaamera, siis kõik nagu on kogu aeg. Et... Who watches the Watchmen? Tead, siuke kuradi siuke elu. Nii on. Aga räägime siis esimesest teemast, nimetame seda esimeseks teemaks, kuigi meil on juba siin oli neid. Aga üks põhiteemadest, mis meil on valitud, on, et Õhtuleht kirjutab, et meil palavalt armastatud laulja, kes täiesti põhjendamatult on minu jaoks antipaatne, on Elina Nečajeva, et ta pidi siin laulma Eesti hümni. Mis tähendab põhjendamatult? Kui ta on teleks, ma lähen ära. Kui ta laulab, mul ei ole ühtegi probleemi. Kui ta räägib, siis ma kannata. Ma ei tea, miks. Kas see on mingi see viis, kuidas ta räägib? Ma ei oska seda kuidagi teistmoodi seletada. Ta on minu jaoks... Ma ei tea, kas see on õige öelda, et ta on nagu toksiliselt positiivne või nagu... Okay. Ta on minu jaoks nagu selline inimene, et... Kusjuures kui ma veel stand-upi tegin, see on nii kaua olnud mul hingel, et kui ma tegin veel stand-upi, siis mul oli natukene nagu karmim nali, kus kohas ma ütlesin seda, et ta on nii positiivne kogu aeg, et ma olen nagu hinges täiesti valmis, et ühel hetkel ütleb midagi, tuleb välja, et näiteks, mitte ta päriselt on, aga et näiteks, et tegu on tegelikult paadunud rassistiga. Et ta on kuskil, ja tere, ma armastan teid kõiki, see on suurepärane võimalus, ainult et siin on nii palju fucking et ma lihtsalt ei suuda kuradi perses, minge minema kõik, see Eesti on ainult valgetele, et mitte et ta nagu seda peaks päriselt olema ja ma ei usu, et ta on rassist, aga kuidagi see ülim positiivsus temas mõjub minu jaoks nagu sellise nagu fassaadina. Mõtle, kui ei ole ja ta ongi päriselt nii tore inimene. Täiesti uskumatu, aga siis ta ongi mingi imelik, mitte imelik, mingisugune imelises maailmas elab sellepärast, et kui ta suudab seda olla, see on tõesti, siis mul on ainult au ja kiitus, aga ikkagi ma lähen telekürjast ära, kui ta räägib sellepärast, et ta ei ole piisavalt tark mu jaoks, ma ei oska seda põhjendada. Et mul ei ole nagu otseselt, mul ei ole Elina Nečajeva vastu midagi, aga lihtsalt mul on nagu see, et you know what, kui sa räägid, ma olen teise tuppa. Sul on nagu mul on Marko Reikopiga, võib-olla, jah. Ei ole nagu põhjust, aga tead. Ei viitsi. Ja. Et kuidagi nagu niisugune asi. Aga Elina juhtus õnnetus, ta läksid Eesti hümni sõnad meelest ära. Õhtuleht kirjutab, et sopran Elina Nečajeval juhtus laupäeva õhtul iga artisti õudusunenägu. Ta unustas ära laulusõnad. Ja mitte igasuguse laulu, vaid Eesti hümni sõnad.
Elina tunneb Skandinaavia Baltikumis suurimal võistlusspordiüritusel The League toimunud apsaka pärast suurt piinlikkust ning vabandab. Elina, kes on loomult perfektsionist, on juhtunust löödud. Pühapäeval tegi ta oma Instagrami stories avalduse, kus vabandas kõigi ees, kelle tundeid Eesti hümni salmide sõnade sassi ajamisega riivas. Esimest ning ma olen kindel, et ka viimast korda sain laval tunda, mis asi on baby brain, väljend, mida kasutatakse, kui naised raseda või sünnitanuna asju unustavad. Minu arust on see mom brain, aga võib-olla on baby brain baby ka. Brain on tal on baby brain, sellepärast vihkabki teda. Kirjutas Elina ja lisas, et magamata ööd ja korralik töökoormus said ta kätte. Kahjuks olen ma vaid lihtsalt inimene, kuigi vahel on ju hea uskuda, et ka midagi muud seisis avalduses. Mida ütleb ta ka neile kommentaatoril, kes pöörasid asja rahvuslikuks? Mul on hea meel, et kellelgi on parem tunne sellise kommentaari kirjutades, ütleb ta kurvalt. Elina kinnitab Õhtulehel, et tal on juhtunud pärast siiralt kahju. Elan seda segamini ajamist väga üle. Jaa, kas te nägite seda ka, et tegelikult tal oli Eesti lipp oli tagurpidi rinnus? ja nüüd tuleb kõik see veel, on ju. Tal Eesti lipp oli tagurpidi rinnus ja ma arvan, et see oli täiesti teadlik selles mõttes ikkagi nagu muulase rünnak Eesti kultuuri vastu. Ja kindlasti see ei olnud nagu juhus, aga seda oli vist nagu selles mõttes, kuna ma vajutasin selle nagu video peale teades, mis nüüd saama hakkab. Mul kogu aeg olin hirmus, või hirmul nagu, et kuidas ta nagu selle sassi ajas või mis ta nagu ütles, vaata, et kas ta nagu laulis mu isamaa, munn ja rõõm ja siis tuli mingi ta hip, või sinu variant. Lihtsalt jarises, aga ei, tegelikult ta ju lihtsalt jättis osa salmist ära ja alustas teist salmi ja kuidagi ta niimoodi käis, vaata. Ja ta esitas esimesse salmi ja siis kolmanda ja siis kolmanda. Mina sain nii aru. Täiesti normaalne, sest ta on juba kaugemal kui mina, sest ma selle kolmandaga jääksin ise korralikult hätta, nii et tema tegi 2 korda kolmandat, nii et ta on 2 korda kõvem tegija, kui juba tegelikult mitte muulane. Aga ma ei tea, väga kurb lugu, ilmselgelt mina ei ole pahane Elina peale sellepärast, et asjad juhtuvad ja ma unustan vahepeal igasuguseid asju ära, kujuta ette rahva seas laulad selle. Jah, ei, mina ei ole, selles mõttes ma ei ole ka pahane, et nagu, miks ma peaksin pahane olema, sest et shit happens ja eriti veel seda, et jah, keegi ütleb, et see on ainult vabandus, aga tõepoolest, kui inimesel on magamata öö, siis sinu see kõik mõjutab, et nagu jah, ja ma tean seda, mis tunne on, kui see laval midagi sassi läheb, et see ei ole hea tunne, see ei ole mitte kunagi hea tunne, et see on kehv tunne on ju, aga see läheb üle, aga keegi tuletab alati meelde ja tegelikult ja selle koha peal, kui keegi tahab küsida, et nagu mis asi see russofoobia on ju, siis russofoobia ongi see, et kui sul on vene perekonna nimi, siis vahet ei ole, kas sa oled eestlane või mitte, sa ei tohi ühtegi viga teha. Et nagu that's what that is. Jah, see on nagu Sandra õiguse pitt, vaata. Kui Elina Nitšajeva oleks võitnud, siis ta oleks meie Elina, aga nüüd sa ma ei tea, mis kohas, kuradi Nitšajeva raisk. Jah, just. Aga te võite arvata, et on 1. aprill, aga tegelikult ei ole, aga EKRE uudist vaadates Andy, see on nii cringe, aga EKRE uudist vaadates mul päriselt oli tunne, et see on nagu mingi nali, aga ei, see on ERR, see ei saa olla nali ja see ei ole, ongi koik, see ei ole kuradi isegi mitte Esto TV, vaata. Aga EKRE aprilli alguses toimuva kongressi päevakorras on ettepanek Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna nime muutmiseks. Uueks nimeks saab, arvake ära, kallid kuulajad, tähendab see arvake ära. Mõelge korra, mis ta võiks saada. Pereväärtused, midagi huvitavat. Jep, ta nimeks saab EKRE, kriips, Eesti Konservatiivne Rahvaerakond. Wow. Just, et nad siis panevad oma praegusele nimele ette EKRE ja sidekriipsu. No igatahes, mis ta nagu ise siis Matu rääkis, oli see, et meie nimi on maailmavaateline nimi. Kõigepealt on ta Eesti, siis on see konservatiivne, siis on ka rahva, et ühendame igast Eesti otsast ja igast ühiskondlikust segmendist inimesi. Aga keegi ei kasuta seda pikka ja keerulist nime. Võib-olla on siin ka võimalik endale veidi nõudlikumalt otsa vaadata ja kandidaadid üle terve Eesti valimistesse räägivad, et valijatele on vaja selgitada, et kui nad valimiskabiini lähevad, siis sellist asja nagu EKRE
ei ole kandidaatide hulgas olemas, on Eesti Konservatiivne Rahvaerakond. Nii et me teeme valijale meie leidmise lihtsamaks, selgitas Helme. Helme sõnul on olnud inimesi, kes ütlevad, et nemad ei teagi, et EKRE tähendab Eesti Konservatiivset Rahvaerakonda. Me saime teada, nemad said aru, et nende valijad on rumalad. Ma olen täiesti aus ja see on nüüd see koht, kus ma pean selle nagu valjult välja ütlema. See on minu poliitiline avaldus. Kõik inimesed, kes EKRE poolt hääletavad, ei ole idioodid. Ei ole, päriselt ka ei ole. Aga idioodid valivad EKRE-t. Kui nad selle lõpuks nimekirjast üles leiavad muidugi, on ju. Et lihtsalt see ütleb, keegi Twitteris ja kuskil ütles ka, see ütleb nende valija baasi kohta nii palju, et see on täiesti uskumatu. Ja see ei tule mulle uudisena, sellepärast, et ma siin kiirelt otsisin, aga ma ei leidnud, aga see oli uudis kunagi, ma mäletan, meedias kirjutati, et vist olid mingid pensionärid olid pahased, et miks EKRE-t nimekirjas ei ole. Ma tahan EKRE poolt hääletada, ega miks kandidaate ei ole. Ja siis seletati, et aga näe, siin on ju EKRE tähendab Eesti Konservatiivne Rahvaerakond. Nad ei leidnud seda nimekirjast üles. Ja see on nii absurdne. Selles mõttes see on EKRE-le absoluutselt jaa. Loomulikult vahetage nimi ja tehke see ära. Absoluutselt jaa. Et see on, kui see toob teile rohkem hääli inimestel, teeb lihtsamaks jaa, aga see ütleb lihtsalt nii palju. Jaa, ei, 100% nõus ja nad ikkagi ongi, nad lähevad nii lihtsaks, kui võimalik on ja nad tabasid ära, kes neid valivad ja kui päriselt on olemas inimesed, kes nagu see ei mahu mulle pähe. See ei mahu mulle pähe. Ma olen EKRE valija. Poliitiline avaldus. Ma olen EKRE valija ja ma ei tea, et see on Eesti Konservatiivset Rahvaerakonda. Jaa, mega veider. Nagu, keda sa siis valid? Või nagu, oota. EKRE.ee Et issand jumal, aga EKRE logo ju ikka teatakse ju. EKRE logo peal on kirjutatud Eesti Konservatiivne Rahvaerakond. Ma arvan, et Martin ütleks selle kohta, et võid mõnda inimest, kes ei ole kunagi EKRE logo näinud. Logo näinud. Meil on mõned inimesed, kellel on kõrvaklapid peas, ütlevad hinga sisse, hinga välja. Et sure, aga lihtsalt see on natukene naljakas. Jah, aprill tuli varem meile kõigile. Jah. Out of season. Well done, Matu. Issand jumal. Ja need on su valijad, aga ei, püüa. EKRE teemadel jätkame ka. Üks kõige tublimaid EKRE liikmeid ja mitte ainult ühtlasi ka Andrese kooliõde. Gert Kingo. Peaaegu unustatud teema juba, toome tagasi kõik. Gert Kingole jäi ette see, mis jääb ette ühele inimesele, kellel ei ole kodus midagi teha, kes on kiuslik. Siis meie jaoks eile postitas Gert Kingo Facebooki pildi, siis kuidas Kristen Michal ja mitte Kaja, aga Kristina Kallas olid siis, pressikas oli. Ja Gert Kingo kohe tegi, pildi ja siis pani Melania Trumpiga kõrvuti ja kirjutas, et ei saa kohe mainimata jätta teksad ja kampsun. Ja point oligi selles, et Kristina Kallas kandis kampsunit ja teksapükse. Ja sellises riietuses tulin kuskilt hängimast avalikkuse ette astumine valitsuse liikme haridus- ja teadusminister poolt koalitsioonierakonna juhina ja loodava koalitsiooni ühe poole esindajana näitab selle inimese puuduvat intelligentsi ja haritust, samuti olematut väärikust. Nüüd ma ütlen kõrvale nii palju, et kui ma tahan hästi Gerdiga või tead, muudame selle nime naiselikumaks Gerdaga hästi nõus olla, siis ma ütlen, et okei, me võime siin väärikusest rääkida, kui me väga tahame ja me väga tahame otsida, siis ütleme väärikus, aga haritust, intelligentsi, millest me nüüd räägime? Kuradi süüdi mõistetud kuradi kriminaal. Mis asja? Et what? Et
kuidas riietus, kas inimene, kes unustab endale süüa teha, inimene, kes unustab süüa, kas inimene on ka siis nagu, tähendab, et ta on et tal ei ole haridust ja ta on madala intelligentsiga? Ei ole, aga meie hulgas on inimesi, kes on doktorikraadiga, teevad tööd ja neil on see häda, et neil läheb meelest ära süüa. Et nagu lihtsalt see kõrval üks selline näide, et kuidas me saame fucking riietuse baasil öelda, seda panid teksad jälle järelikult on debiilik või nagu mis asja. Ja see on nii veider asi, kuhu peale nagu minna. Ütleb inimene, kellel on nagu kelle lemmikargument kogu aeg, kui mingi häda on, tema lemmikargument on see, aga nemad tegid ka. Kas see näitab ka nagu puuduvat intelligentsi ja siis nagu haritust või nagu mis asja? Ilmselt, jah, palun. Ei, no see on ju tegelikult EKRE tegelaste siukene osa mängust, huvitav lause tuli kokku, aga et noh, istuvad seal Riigikogu saalis ka ja siis hakkavad nokkima, et miks kellelgi on lipsu ees on ju. Noh, see on üks vana munn on seal, kes seda nokib ja siis niimoodi kogu aeg ja noh, Gerdi puhul, no ütleme siis Gerda puhul, ei, ma ei Gerdi juurde, Gerda kõlab Gert on ju vana kuradi naiste välimuse üle ilkuja. Ei unusta mitte kunagi ära Kaljulaidi case'i, kus Kaljulaidil oli hamba peal muda, sest ta tegi kuradi mingi 150,000 kilomeetrit sõitis rattaga läbi muda ja jõudis ilusasti finišisse, nägu oli nalja täis, sest ta oli tubli naine ja siis mingisugune kuradi noh, mis sa ütlesid, süüdivõisud kriminaal tuleb, hakkab vägisema, hammas on must, kuradi puisa on seljas, et nagu siis see inimene, kes on kuidagi, te näe siis nagu, et tema jaoks, Gerdi jaoks ka siis ma saan aru, et on ikkagi see välimine ilu on olulisem kui sisemine ilu. Ja ilmselgelt tal peab see olema, sest temal sisemist ilu absoluutselt ei ole. Noh, minu jaoks, ma ei taha öelda tegelikult seda teist ilu, aga sisemist elu Gerdil ei ole absoluutselt väga hirmus inimene. Väga hirmus. Et jah, kõik minu poliitiline statement juba täna juba nii läheb. Gert on hirmus inimene. Gert jätkab, et ilmselgelt ei pea see inimene iseendastki lugu, ükski endast lugupidav naine, sulgudes, ma muidugi ei tea, kelleks ta ennast sellest sugude rägastikus peab, nagu actually nagu blow me, nagu actually blow me, nagu mis asja. Et ükski endast lugupidav naine niimoodi riietuses meediakaamerat ette ei ilmu, lihtsalt jube. Fotodel võrdluseks liberaal K. Kallas ja konservatiiv M. Trump. Sõnu pole lisada vaja. Ja see Melania Trump on küll üks hea näide konservatiivsest inimesest. Tema mees on korduvalt sisuliselt faktide baasil, ta on maganud mitmete teiste naistega, ta on petnud seda naist left and right, aga näed, konservatiiv, kuradi M. Trump, ja absolutely. Ja pani kleidi ikka selga, on ikka tubli naine. Nimetada Melania Trumpi kuradi konservatiiviks on tegelikult ikkagi, see on naljanumber. Ei, see inimene ei ole konservatiiv. Ta on konservatiivse partei nägu, aga see ei tähenda ta konservatiiv, ma elu sees ei usu seda. Aga noh, ega rohkem ei olegi vaja. Ja siis ma vaatasin Gerdi kommentaari, mis ringi. Ja kusjuures üks asi, mille peale, ma ei leia seda praegu, aga noh, siin on väga palju neid kommentaare. 132. Siis oli üks kommentaar siin all, mille peale ma lihtsalt hakkasin naerma. Keegi kirjutas, rõve. Ma mõtlesin, okei, me võime öelda igasuguseid asju, võib-olla ei ole sobilik outfit. Personally, mul savi. Aga võib-olla tõesti, et võib-olla oleks pidanud olema, ma ei tea, midagi uhkemat seljas või mida iganes, aga nagu öelda rõve, on, mis asi siin rõve on? See rõvedat ei ole midagi, ma ei tea, noh, mida iganes. Näed, Rein Varris kirjutas, samastab Ukraina presidendiga, riietus on vaba. Nii et noh. Nii et ei, kõik on väga mõistlikud inimesed ja absoluutselt ei ole vaja tunda muret. Et kas neil on vaimse tervisega kõik korras? Diplomaatilise viisakuse puudumine on Heiki Martin öelnud muidu. Diplomaatilise, aga see on meil täitsa see on koalitsioon, aga olgu, hea küll. Täitsa suvalised sõnad. Triin Teremaa on kertanud, jalad olid vist porised tossud. 38 laiki ja Gert Kingo kestas talle võimalik.
Võimalik. Me võiks Varro Vooglaidu teha. Need fakte mul ei ole, aga me ei saa seda välistada. Püha perse lihtsalt. Mis teil viga on, türa? Ja vaat selliste asjade peal mul tekibki lihtsalt see, et lihtsalt tahaks öelda, et mingi putsi. Sest et see on lihtsalt nii absurdne, millega te tegelete. Kas opositsioonis istumine on nii räme, aga äkki on mõte ikkagi oleks see, et aga äkki te päriselt proovite kuidagi teha midagi. Mine, ma ei tea, tööta supiköögis või midagi. Mida sa pead kätisema, mölisema kogu aeg? Reet Kalli kirjutas, matsid jäävad matsideks. Ja siis jälle paned Reet Kalli peale, vaatad vanem proua. Vanemad prouad on ikka kurjad. Mõned ikka on, jah. Mõned ikka on. Matsid jäävad matsideks, aga samas võib-olla see käis selle kommentaariumi kohta, tead? Jah. See oleks suht meta. Palun vabandust, Reet Kall. Sa oled kindlasti väga tore. Aga kes on veel väga tore ja kes ei ole EKRE-st, on Urmas Jagant ja tema teeb poliitikaradarit. Ja eelmise nädala keskel lõpus ilmunud poliitikaradaris ta kirjutas nii. Nagu igasugune remont, nii lõi ka Reformierakonna valitsus värskendus esile selles osalejate omadusi nii häid kui ka halbu. Nägime paari väga halba kaotajat, nägime riskijulgust, nägime neid, kes teevad suuri linnu vaid suuda. Suuda! Atari! Millest me räägime üldse? Kui sa oled elanud Kanadas, või siis Mehhikos, või siis see lihtsalt ei ole Patreon ja sa ei jälgi uudiseid, sellepärast et uudised tekitavad sinus ärevust, vastikust, siis tegelikult Patreonis rääkisime. Eelmise nädala Patreon. Selliseid asju ei juhtu tihti, et hommikul toimub midagi suurt ja me saame 2 tundi hiljem sellest rääkida. See on imeline hetk, vaata, ja see oligi valitsus lagunes. Sotsidele anti, näidati ust, ütleme siis, öeldi tõmma kudu, me jätkame 9%-ga rahvavalitsemist. Tõmba nahhu! Kõrdi sotsiaaldemokraat. Ja nüüd siis Jagant sellest kirjutabki. Nii, kõigil on aga üks küsimus. Miks viskasid Reformierakond ja Eesti 200? Huvitav, kui on E200. Kas Eesti 200 kuredi mõned valijad saavad aru, mis selle erakonna nimi on? Äkki peaks Eesti 200 tegema niimoodi, et ta paneb E200 kriips, et ikka aru saaks Eesti 200 näiteks. Nagu Eesti 200 või? No ma ei tea, see on sama debiilne nagu see kuradi EKRE asi, et me ei saanud aru, et me oleme EKRE-t valima, et sellist asja ei ole olemas, see ei ole reaalne. Aga miks viskasid EE200 ja Reformierakond valitsusest välja sotsid? Kogu meedia on täis koalitsioonis jätkavate poliitikute põhjendusi, et sotside taga seisis kinni küll see ja küll teine algatus, et bürokraatia vohas ja sotsid kassid seda väetisega. Wow. Sotsid jälle ütlevad, et oravad muretsevad rohkem oma reitingu kui Eesti arengu pärast. Õigus on mõlemal, aga kõik need ei ole päris põhjus. Aga tegelikult valitsusremondi põhjus on ainult üks Isamaa. Jah, pärast jõuan sinna. Kui reformierakondlased enda vastu väga ausad on, siis tuleb neil tunnistada, et suur osa Isamaa kriitikast on olnud õige. Kuvandi järgi parempoolne Reformierakond ei tee parempoolset poliitikat. It's the economy, stupid. Pole küsimust, et inimeste peamine mure on julgeolek, aga sellel teemal kõige usutavam olemine pole enam suurem asi eelis, sest julgeoleku küsimustes valitseb Eestis üsna lai konsensus. Erinevused on ehk mahtudes, aga vaidlust pole selle poliitika suuna üle. Aga kohe julgeoleku järel tuleb majandusküsimus ja siin on Reformierakond kaua olnud kõige usutavam, aga mitte enam. Isamaa on suutnud selle üle võtta. Just usutavuse, sest tegema ei pea need opositsioonis ju midagi. Aga Reformierakond peab ja need teod pole mõjunud Roosevelt, sorry. Mis ma seda tahtsin öelda, et kus ta ütles siin, et ühed ütlevad ühte, teised ütlevad teist, on ju. Aga ma tulen jälle sinna tagasi, ma tegelikult Patreonis ütlesin. Mina see oli väga alatu see, et nad viskavad sotsid välja ja ütlevad, et kõik on sotside süü. Et lihtsalt viskame nagu sotsid nagu rongi alla. Et hiljem tõesti, see räägib ka sellest, kuidas sotsid, ma ütlesin tegelikult selle koha üles, mis ma ikka siin. Aga poliittehnoloogiliselt sa ei saa teistmoodi, sest et mis on muidu põhjus, et sa nad minema lööd? Aga kuule nüüd. Muidugi on niru tunne, kui partnerid vaiba alt tõmbavad, aga väärikuse säilitamine võiks ju olla siiski olulisem, kui katsed neil aatult kohta ette näidata. Jagant kasutab ka väärikus, aga olgu. Mis juhtus? Kohe, kui sotsid valitsust välja visati, asusid nad
asusid 2 selle partei endist ministrit üsna nõmedatele rünnakutele. Tsitaat number 1. Sotside esimees ja endine siseminister Lauri Läänemets, tuntud kui DJ Lauri, ütles Delfile: ei saa olla kindel, et kui juhtub midagi muud ning Michalil tuleb valida erakonna reitingu Eesti huvide vahel, siis tegutseb ta Eesti huvides. See on nõrkus. Või siis tsitaat number 2, sotside endine regionaal- ja põllumajandusminister Piret Hartman Postimehele. Michal mainis mõned päevad tagasi eeskujuna Lõuna-Koread, kuid on üle võtmas oma meeskonnaga juhtimisstiili, mis on omane hoopis Põhja-Koreale. Mis see nüüd siis on? Solvumine ja muud tunded pole head suunanäitajad. Võiks küsida, kas poliitikud, kelle emotsioonid nii tugevasti üle käivad, et süüdistada peaministrit sisuliselt selles, et ta on Eestile julgeolekuoht, ikka kõlbasid tegelikult olema valitsuse liikmed. Läänemets enda tsitaati ümber sõnastades: ei saa olla kindel, et kui Lauri Läänemetsal tuleb valida, kas teha oluline otsus emotsioonide või rahuliku kaalumise pealt, et ta siis valib rahuliku analüüsi. Kokkuvõttes, muidugi tahavad sotsid kohe tagasi teha kõike võimalikult valusat, aga selline väljenduslaad on seni pigem olnud omane EKRE-le. Äkki ei peaks sotsid sinna siiski kalduma, isegi kui tuju on halb. Jaa, aga ma tahtsingi sinna tagasi jõuda, et minu arvates alustasid, kui me hakkame nagu lapsed näitama näpuga, kes alustas, siis tegelikult ikkagi see, et nad viskasid sotsid sinna kuradi rongi alla ära, need Reform ja Eesti 200 kohe, eks ole, et siis, sorry, minu arvates on nagu natukene õige teha paar väikest torget ka selles mõttes reformarite siis pihta selles mõttes. No jah, ma nagu aga siis need võiks paremini teha, sellepärast, et niisugune Lõuna-Korea ja Põhja-Korea niisugune asi sisse tuua, need on lihtsalt hästi halvad, et nagu selle asemel, et nagu kuhu jäi nagu see seisukoht, et sotsid on süüdi selles, nemad kogu aeg pidurdavad ja siis tegelikult sotsid oleks võinud panna nagu kohe clapbacki teha, et sellega öelda, et me oleme nagu need, kes nemad arvavad, et me pidurdame ja et me blokeerime, aga tegelikult me tahame, et asju tehtaks korralikult ja hästi ja läbi mõeldult, mitte niimoodi, et võtame automaksu vastu ja siis pärast me kõik avastame, et nüüd inimene peab maksma isegi siis, kui tal 2. jaanuaril auto on hävitatud. Et see on kiirustamine, see on kiirustamise tagajärjel juhtuvad sellised asjad ja see on see, mille pärast me jäime neile ette. Kui palju parem clapback see on nagu? Versus see, et Põhja-Koreale omane, Piret, istu ja puhka. Jah, ei, sina nagu mõistus inimene ikkagi nagu suudad selle teha nagu söödavaks. Mulle väga meeldis see sinu selgitus. Mina kui emotsioon inimene ütleks esimesena, teate, minge te kõik perse, te viskasite meid välja, kuradi apid, vaata. Jah, ise olete Põhja-Korea ja üritate Eesti maha müüa. Boom! Öeldud. Ja nüüd läheme rahulikult edasi. Ma sain Andrease maailmas on nagu niimoodi, et valitsuse tuleb peaministri see infotund on nagu ja siis on nii ja tuleb 5. küsimus. Piret Hartman, palun. Mine munn! Lihtsalt mingisugune siuke. Ei, ma tegelikult tunnistan, ma ei poolda seda ja ma olen EKRE-le ka küll kuradi sitta kaela valanud sellest, kui inetud nad käituvad. Isegi televõhkarides rääkisime sellest pikemalt natukene poliitiline kultuur ja nii edasi. Aga mina nagu ikkagi saan aru, ma ütlen veel kord, et kui sa korraks oled solvanud, sa ütled selle ühe lause ära, no hull asi nüüd nagu sellepärast ei ole ka mõtet urjutada, neid visati välja. Sa oled ka natukene pahane maailma peale ikkagi. Natukene, võib öelda. Aga kommunikatsioon peaks ka hea olema. Jaa, aga ta sai hingert ära, ma räägin. Nüüd on rahumajas, nüüd sotsistad rahulikult istuda seal koos teistega ja ma ei tea, mis nad teha tahavad siis. Kasvatad enda reitingut siis. Ma teisi huviga vaatan, kuhu see kuradi reiting läheb reformaritele E200-l. Et see on ikka rets, Väga põnev aeg on Eesti sees, jah. Kogu aeg on liiga põnev, ma räägin sulle. Enough is enough, nagu. Enough is enough. Aga jah, kurat, siuke põnev asi. Aga tegelikult on siis süüdi hoopis Isamaa. Vähemalt nii ütleb Jagant. Isamaa on kõigest süüdi. Nojah, nad on saanud nii mõnusasti seal kuradi olla, et ega siin, vaata, kui sa jälle loed kellegi need mõtted ära, siis võtad, kurat, hea point on tegelikult, ega siin ei jäänud väga muud üle, et keegi tuli ohverdada, et parajad tegelased on ikka nad kõik seal, tead.
Aga lähme siis hopsti EKRE-sse uuesti kollektiivselt. Mul selle Mellu mängu jänese nimi on hopsti. Kuidagi nii soe tunne, et lähme hopsti. Hopsti. Boom. Hopsti EKRE-sse. Monika Helme on postitanud väga laheda trenditole. Olge hea, palun lahkuge kõik grupist Martin Helme peaministriks. Ja nüüd korraks jätame siin seisma ja nüüd mõtleme selle peale, milline kuradi turn of events see oleks, kui Monika Helme ütleks järsku ei. Enough is enough. Ma just tegin avalduse, ma astusin rohelistesse ja nüüd on käes see hetk, kus kohas me peame seisma tugevalt jätkusuutliku majandamise suunas ja EKRE on selle jaoks vale tee. Rohelised on hea, aga minu oleks veel parem kui see, kui Monika Helme astuks Reformierakonda. Eesti 200. Arvad, et see on veel või? Mm-hmm. Aga ta on liiga väärikas selle kuradi pusaga Moori jaoks. Ma ei tea. Kampsoniga. Kõige loogilisem, kui ta peaks erakonda vahetama, kõige loogilisem on loogilt Isamaa tegelikult, aga ühesõnaga, tegelikult olge hea, palun lahkuge kõik grupist Martin Helme peaministriks. Selle grupi admin Janek Sambur on ilmselge vaenlane, kes laseb selles grupis EKRE ja Martinit vihkavat trolle postitada ja märatseda. Olen talle kirjutanud korduvalt, et eemaldage postitused, mis ei ole grupi nimega kooskõlas. Või muud korra grupi nimi. Ei. Õiendab ainult vastu ja keeldub. Kunagi kirjutas nõudis 500 eurot. Monika Helme kirjutab, kunagi kirjutas nõudis 500 euro, et siis müüb gruppi ära. No mida? Ühre sõnaga, tulge sealt ära ja ärge sinna enam postitage. Las trollid jäävad sinna, kuni see grupp vaikselt nurga taga sureb. Nii et kirjutage grupi nimi Facebooki ja vajutage lahku grupist. Järgmine postitus. Aga Eve Murula kirjutas lahkusin. Väga tubli inimene. Heigo Ponn lahkusin ja raporteerisin ka, aga jätka palun. Järgmine postitus Monika Helmelt. Kui mingi aeg tagasi tegin üleskutse lahkuda grupist Martin Helme peaministriks, siis nüüd on mul teile hea uudis. Me saime selle grupi administreerimise enda kätte ja trollid on sealt kõik välja lennutatud, nii et võite uuesti end selle grupi lainele tagasi kruttida. Saatke liitumissoovi ja Eva võtab teid taas vastu. Heart emoji. Heart emoji. See on nii armsad, et Facebookis nad tekivad, vaata need mingisugused nimed, vaata mingi suurim fänn ja mingid asjad, et siis Monika Helme on legendaarne panustaja. Legendaarne panustaja. Ei, see on väga lahe. Minge kõik lahkuge Võhkarite Patreonist. Kohe lahkuge Patreonist. 2 minutit hiljem. Ma tegin nalja. Ärge lahkuge. Minge kõik tagasi ruttu Patreoni. I was just fucking with you. Ja. Ei, see on väga armas väärtus. Et jah, ja nüüd on Eva Helme, siis Martin Helme peaministriks kuradi moderaator, et see perekonna käsi läheb igasse auku, kuhu on võimalik. See on rets. Aga rääkides retsidest asjadest, siis ma arvan, me kõigi maailma ei korraks seisma. Kui näiteks jooksis meile, hea küll, ma räägin teile, ehmatav uudis. Peetu postitus levitab teadet Ott Leplandi surmast, laulja ausalt öeldes, olen juba harjunud. What the fuck? Ma olen harjunud Hiljuti on sotsiaalmeedias levinud sponsoreeritud netipettus, mis jätab mulje, et Ott Lepland on paar päeva tagasi meie seast lahkunud. Normaalne. Ja. 10. märtsil kas sina said ka selle või? Ei, aga ma eeldan, et paljude jaoks oli see elu muutuv hetk. Ei, ma lihtsalt uurin, et kas sa sulle feed'i lendas. Mina lugesin uudistest ja läksin kohe vaatama, kas Ott Lepland on surnud või ole. Ei ole. 10. märtsil hakkas Facebookis levima sihilikke häbematu petupostitus. Lahe. Pealkirjaga täna jätame hüvasti Ott Lepland. Mustvalge portree kõrval on kirjas ka laulja vale sünnikuupäev.
Täna isegi ei viitsi. Kogu selle asja juures see on see kõige solvavam asi tegelikult. Ongi, nüüd kõik arvavad, et 17. mai on sündinud Ott Lepland. Aga tegelikult ei ole. Et jah, see on siuke natukene... Minu puhul, see on nagu kuidagi, et see välja toodi, see on kuidagi nii armas. Oot. 17.05.87. 17.05.87. Sisse. Ei ole, see on õige. Kas ka laulja vale sünnikuupäev? Aga Wikipedia ütleb sama. Wikis on sama moment. 17.05. 17. mai. 87. Keegi valetab. Kas valetab Õhtuleht või Ott Leplandi Viki? Ja Viki võib ka valetada, muidugi. Aga väike küsimus sulle. Kas sa mäletad, kuna on Germo Mölderi ja Diana Klassi pulmapäev? Ei. 24. mai. Jätke meelde, kallid sõbrad. See oli põhioluline asi. Vot, aga jah, mis ütles nagu? See lõi praegu täiesti nagu lõhki selle kogu uudise praegu. Igatahes. Kõik putsis, kurat. Meil oli salves nali after nali ja nüüd tuleb välja, ongi õige. Aga mis sul esimene laul tuleb Otiga meelde? Kuula. Tead, mis mul tuleb ka see tantsisid tšokkis, Lambarokk, noh, see, kus ta tegi esimene suur hitt, mis tal oli. Tuleb meelde, ei tule. Ei. Siis oli ta päriselt väike Ott, mitte mingisugune... Aga Ott, suur Ott, siis tunnistas Õhtulehele, et ta on küll teemaga kursis. Üleeile hommikul hakkasid inimesed mulle sellest libauudisest kuva tõmmiseid saatma. Ausalt öeldes ei tekkinud mul mitte mingit reaktsiooni, sest olen juba nende minust tehtavate libauudiste ja võltskondadega harjunud. Jumala kahju. Mõni inimene on nagu lihtsalt... Vaata, kunagi ta oli emotsionaalne, kirjutas ilusaid laulu, sügavaid nagu, tundelisi laule. Ja nüüd isegi temast saadetakse tema surma pilte. Just another day in the office. Ma olen harjunud sellega, et kogu aeg on mingi kuradi jama nagu. Vaene mees. Ja kusjuures see on tegelikult sundinud teda isegi laulu sõnu ümber kirjutama, sest et tema hitt Kuula, mis vaikusesse jäi, on ümber tehtud, ta ju muutis ära, nüüd on ära kuula neid valeuudiseid, et see on mõjutanud tema karjääri ja tema loomingut. Jah, võtta, kui tuleb kõik laulud ümber kirjutada. Ja. Ümber uuesti plaadid ümber lindistada. Tantsisid šokis, valeuudiseid. Kõik olid šokis. Kõik olid šokis, et ma olen surnud. Aga ta ütleb ausalt ka, et iga nädalaselt tuleb mul minimaalselt 3, et võiks arvata, et surmauudist, aga ei ole. Tegelikult on 3 korda reportida valekontosid, kes üritavad tema vertifitseeritud lehel inimeste kommentaaride vastates meelitada neid mõnele hämarale veebilehele, kus siis neilt midagi välja pette. Keegi fishib nagu selle Ott Leplandi OnlyFansiga näiteks, tule vaata mu nokut, mingisugune suke kuula, mis mul püksis on või mingisugused siuksed, aga ei, see on hästi levinud asi, kuulsatele inimestele siukene asi ongi YouTube'is ja igal pool kuskil kommentaariumis keegi fishib sama nimega nagu, jah. Aga PPA politsei kapten, ma ei teadnudki, et Maarja Punak on kapteniks. Lahe. Et kelmide postitused, kus teatatakse kellegi surmast, kes tegelikult ei ole surnud, on Eestis pigem haruldased. Selline tähelepanu korje. Wow. Ma olen täis hämminguses sõnadest. On enam levinud tuntud välismaalaste kohta postitaja ehk Petis eesmärk on luua sensatsiooniline postitus, mida võimalikult paljud edasi jagaks ja kommenteeriks. Nii jõuab see iga järgmise jagamise või kommentaariga veelgi suurema hulga võimalik ohvriteni. Kuna suur hulk sotsiaalmeedia tarbijaid võtavad selliseid postitusi tõena, ilma et neid allikaid info kontrollimiseks otsiks, levivad ka taolised postitused justkui kulutulena. Vot, ja kui vajutad sinna peale, lendad teise asjani ja siis ongi tuksis. Mäletan, mingitel hetkedel oli see asi, et see ei ole nüüd selle Ott Leplandi jokiga seotud, aga tagid hästi palju inimesi ära. Ja siis kui sa vaatad ära, et okei, that guy tagis mind ära, kellega ma ei ole suhelnud viimased 15 aastat, nagu ma ei vajuta sinna peale. Aga vaesekesed inimesed kohe vajutasid ja siis tuli jälle see mingisugune seina pealt üle. Ära sinna vajuta või mis ei kutsus sind, mida kõik nagu kamara jura, vaata.
üks asi, mis on ilgelt lahe, millega sa saad konkreetne, see on IQ test ja see on nii naljakas, et kirjutad nagu siukse tõsise postituse, et räägin avalikult välja, et on üks inimene, kes on mind petnud. Ja et hästi umbmääraselt, otseselt millestki ära süüdista kunagi on ju, aga et on petnud ja et ei tasu usaldada seda inimest ja siis on pandud link. Ja see link on Facebooki profiili link, aga mitte nagu inimese oma, vaid sisuliselt my profile, mis tähendab seda, kui inimene selle lingi peale vajutab, siis avaneb tema profiil. Et kui sina vajutad, tuleb sinu profiil, kui mina vajutas, tuleb minu profiil. Ja see on IQ test selles mõttes, et ma olen näinud, kuidas Eestis ka keegi tegi sellise postituse. ja siis üks oli sinna alla kommenteerinud. Tule, mida sa valetad siin? Ja siis on nagu see, et kuule, mees, see on nali. Sa oled ise lolli, sa ei saa aru praegu. Sest et ja ma tunnistan, see oli, minu tuttav tegi seda ja mul oli ka see, ma kohe klikkisin peale, minu link avanes, mul käis jutt südamet läbi, what the fuck, this is a good one, see on päris hea nali. Ja siis all oli see, et türa, mida sa valetad siin, et see on päris tore, et kui sul kunagi mõtled, et kurat prooviks, siis proovi, keegi kommenteerib sinna alla või kirjutab sulle, mida perset, mees, Andy, mida perset, see on väga, fuck, ma pean tegema seda. Jaa, no mina olen tuntud kui selles mõttes, kui ma mõtlen hea sõna, arvutigeenius. Ma suudaksin igasuguseid viiruseid teile levitada, mis on võimalik läbi arvutite. Aga ma arvan, tead, et paneks uudistega selles mõttes putka kinni. Paneks uudised endale... Ma mõtlesin, et sa ütled seda. Ma nägin, et seal televõhkerite mingisuguses kommentaariumis oli see, et miks Märt Mihkel Raua häälega parodeerib või juttu räägib mingi asi. Tüüp oli keegi oli segaduses. Ja ma ei tea, I can't help it. Ja nüüd tuli see jälle. Et ükskõik, mis Märt... Mina räägin nagu Mihkel Raud. Millal? See juttu ega täiestis. Aga mis on selles mõttes vahva on see, et me oleme korduvalt rääkinud sellised asjad, et soojas vees hingamise kursus oli. Ta sai veel isegi aasta, mis kuradi võha ta sai. Help me out. Sündmus või aasta üritus äkki või? Aasta üritus või aasta. Ja no ma olen kasutanud jumala palju seda nagu sellise nagu humoorika näitena, et nagu kui debiilne miski saab olla, et nagu kas saab minna veel nagu debiilsemaks, vaata või. Ja siis usu või ära usu, aga 22. mail kuni 25. mai, see on siis 24. mai on siis Gerdo Mälder ja Diana Klassi pulmapäev on ja 17. mai oli Ott Leplandi sünnipäev ja 22. mai kuni 25. mai on siis soojas vees hingamine. Ja uuesti. Kõik tekst on sama, kõik on täpselt sama, kõik see sama, et tule koge võimsat ja lihtsat meetodit blokeeringute vabastamiseks ja eluenergia saaks takistamatult külluslikult voolata. Ja kuule, juba 14 aastat järjest teeme soojas vees hingamistööd algallikal. Hingamistöö keharet temperatuuril 37 kraadises soojas vees lõõgastub väga sügaval tasemel ja annab tagasi elurõõmu ja väe. See on otsetee oma sisemuse jõu ja loovuse allikani. Ja kas te tahate teada, palju see maksab? Aasta on möödas ja osalustasu on 395 eurot. Johhõi! Issand jumal. Aga siin öeldakse vähemalt osalustasu, mitte mingisugune panus või mingisugune hingamiskuradi panus või mingi asi. Tilga panus. Jah. Tilk meres. Jah, 395 eurot ja registreerumiseks tasu on 150 eurot. Et see ma mõtlen seda, et kurat, siis ikkagi vist käiakse ka raisk, sellepärast, et tegelikult on nii niimoodi, et seal peaks olema nagu see põhimõte, et lase hinda alles, tuleb rohkem inimesi ja sa teenid rohkem. Ma ei saa aru. Aga jah, siis algallika, teadliku loomise ja hingamise akadeemia ja Anneliis Timmermann. Anneliis Timmermann on siis tegelane, kes selle juraga siis nagu tegeleb. Ja ta õpib asutuses minu human design. Timmerman! Jaa. Normaalne. Lihtsalt selline, et Tartus
oota, ma kohe pean sinna ka peale panema. Hingamise õhtu, täna putsi, te jääte hiljaks, kallid kuulajad Tartus. Täna 17 fucking märts. Jah, hingamise õhtu, mida teha, kui on hing, meel ja keha, kõik. Tartu 2042, boom. Ja oota, ma panen sulle ka selle siia, siis sa saad ka alla kursis, et saab hingata. Jaa, nii, ma panin sulle ka selle siia. Nii, mis siin on siis? Räägin põgusalt hingest, meelest, kehast, teeme ühenduseks mõned praktilised harjutused, loome koos ühe imelise keha ja hingerännaku, mis kannab meid armastuse harmoonia lainele. Hingamine ise on filosoofia ja praktika, mis tervendab inimesi ennast piiravaid baasootuseid, täiesti putsi laseb. No, hingamine on tegelikult vajalik asi meil elamiseks. See hapnik, me kasutame seda, see aitab meil meie leegite põlemisel organismil toimida. Tegelikult. Aga ja tema ongi hingamisterapeut, teadliku loomise hingamise akadeemia, konsultatsiooni konsultant, human designi praktik, Osho meditatsiooni läbiviija, aroma touch harrastaja. Osho, soovitan Netflixi dokumentaaliseriaali. Mis siis oli? Fuck, mulle tule meelde. See Oshost. Neil oli sekt, nagu ta oli sektijuht. Mis oli väga, väga hea vaatamine. Rajneesh oli ta tegelikult nimi. Aga rahast rääkides, siis siin on ainult 30 €. Aga see on 2,5 tundi ka, see ei ole ka 3 päeva ja 2,5 tundi 30 €. Ja. Et Anneliis Timmermann. No, normaalne raisk. Wild Country selle nimi. Väga hea dok. Soovitan vaadata. 6 episoodi. Väga põnev. Oshol oli konkreetselt USAs, nad üritasid põhimõtteliselt üle võtta ühte linna juba. Mitte siis nagu selles mõttes pehme jõuga. Aga lõpuks there were bombs involved selles mõttes. Tära lõppu ära räägi, et jätame midagi ka vaatajatele, kuulajatele nägemiseks. Aga kui te kindlasti küsite, kus sa nii laheda särgi said, siis selle särgi said etsi.com selle lehe pealt ja Märt paneb sinna YouTube'i lingi alla selle lingi alla paneb lingi. Vat, et see on kaastunde vaim ja see on imeline särk ja see on imeline koht, kus seda osta. Vat. Imeline koht, kus seda osta. Ja see on meie Uhu-raamatu siis üks illustratsioon, millest on saanud ka särk ja mis on nagu üks armsamaid asju üldse. Kaastunde vaim on kindlasti üks armsamaid asju, mis on maailmas olemas. Jah, sest et see kõlab hästi, kaastunde vaim. Aga kaastunde vaim on kusjuures ta on imporditud, ta on selle medical mediumi, see on meile Ameerikast üks hull mees ajab seda asja, siis see on imporditud termin. Aga meie nüüd importisime selle omakorda ära ja nüüd on temast saanud väike armas kaastunde vaim, mis on päriselt ilus ja nunnu. Millest on mingit kasu ka? Jah. Põhimõtteliselt, jah. Aga kasuteguritest rääkides sellest saatest on neid 0, et kuulasite ära, mõtlesite, mis ma siit nüüd sain. Võt, on aeg järele mõelda, kas saite midagi. Aga kus kohas saab kasu meie Patreonis, nii et minge patreon.com/vohkarid ja sealt leiate meie lisasaate ostmise võimaluse. Et minge, kui te tunnete, et teil võhkareid vähe on. Ja kui sa kuulisid selle saate ära, mõtled, et seda ma küll rohkem ei taha, siis tee ikkagi Patreon. Sest et lihtsalt niisama. Ei, näita meile, kui palju sa ei taha seda lihtsalt. Näita meile värdjatele. Kirjuta iga saate alla, fuck ma ei salli teid. Ja siis maksa edasi. Timo Jaak mees, tervitused sulle. Aga ma ei tea siis, lähme siis kõrge noodiga. La Forza! Edaga. Tšau. Me oleme kõige tüütumad saate maailmas.